Nüüd alustan. Et kell on täpselt saanud täistund. Esimene väitlus möödus põnevalt, kindlasti ammutasime tohutult teadmisi sealt, aga nüüd, nagu me näeme, see teema on võtnud hoopis teistsuguse pöörde. Ei ole enam sellist süvamajandusanalüüsi, vaadates on mingeid makromajanduslikke näitajaid või siis kuidas eelarvepoliitika töötab. Ma ütleks, et see on halvem teema, sugugi mitte. See on täiesti teistsugune teema. Ma arvan, et sarnaseid argumente, nagu me enne kuulsime, seekord me ei kohta. Aga see kaalukeel jääb ikka ju samaks, et kas meil küsimus on nüüd mingisuguses ohus ühiskonnale, kas küsimus on, eks me näeme, mis siin väitlus tuleb, et ma usun, et see teema otseselt kedagi keelama ei hakka. See on selline, kas peaks meil üldse, selline moraali küsimus rohkem, mitte selline, et kui keelame, mis siis juhtub. Selline, kui kaks inimest oma vahel räägivad ja mis nad siis lõppkokkuvõttes tulevad, selline intellektuaalne arutelu. Ja nii nagu enne, ega ma teen praegu ka samamoodi, küsin teie arvamust. Ehk siis teema on juba natuke aega tahvlil olnud, võib-olla olete mõtteid siit sealt poolt juba keerutanud, podistanud ja küsikski kätega jällegi märku anda, et kumb siis usub seda jaatavat võistkonda rohkem, ehk siis ütleme, et jaatav võistkond ma saan aru, ütleb, et peaksid jagama. Ja. Ehk siis, kes arvab, et suunamudijad peaksid jagama rahatarkuse alaseid soovitusi? Andku käega märku nüüd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma teid kokku pole lugenud, aga mulle tundub, et enam-vähem pooleks tuleb siin isegi seekord. Vaatame, kuidas nüüd teistpidi on. Kes arvab, et ei peaks jagama suunamudijad neid tarkusi? Ma saan aru, et siin on koalitsioon tekkinud kohe selline. Et te olete võtnud ühise hääletusrinde. No väga hea, ma igaks juks loen üle ka isegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on seal taga ka mõni. Mis mul tuligi vist 7 ja 9 või? No enam-vähem täitsa selline tasakaalus värk. Aga vaatame, kas seekord suudavad ka väitlejad mõnda arvamust mõjutada või kallutada. Ehk siis kutsuks sisse väitlejad ja vaatame siis, mis sellest väitlusest saab. Aitäh! Tere kõigile, mina olen Kalle Klooster Finantsinspektsioonist ja finantssektori infrastruktuuri osakonna juht olen ja meie osakond siis on ka mõned korrad seda teemat oma riskis arutanud, et mina ei hääletanud, kui Joosep küsis, et ma arvan, et kuidas öelda, just, et selline hea juristika ütleb tavaliselt, et sellisele põhjapanevale küsimusele vastus, et sõltub asjaoludest ja võib-olla see oleks ka minu nagu vastus sellele küsimusele, aga seda võimalust siin hääletusele ei pakutud. Et sõltub asjaoludest ja võib-olla sõltub ka sellest, mida siis täna teie siin välja toote, et ootan siis põnevusega seda väitlust ja ma arvan, et see on hästi oluline ja tähtis teema, kindlasti mitte vähem tähtis kui makromajandus või riigi majanduspoliitika, nii mõneski kontekstis, et kui me nagu vaatame seda finantskeskkonda ja tänapäeva sotsiaalmeediat ja kui palju see tegelikult inimeste saatust mõjutab, et siis Eestis võib-olla mitte, aga laias maailmas tehakse selle suunamudimisega siin igapäevaselt raha rohkem kui selles väikses Eesti riigieelarves üldse on, või kui palju seda väikest Eesti riigieelarvet mõjutab siin mõni väike maksutõus või maksude langetamine. Et seetõttu on see nagu äärmiselt oluline, et kõike vaatame muidugi oma mastaabis, et Eesti on väike ja meie finantskeskkond on väike ja meie sotsiaalmeedia keskkond on väike, aga sellest hoolimata me juba oleme näinud seal olulisi sündmusi. Ma arvan, et ka teie olete näinud, et tavapäraselt siis, kui kõik on hästi, raha tuleb, börsid tõusevad, majandus õitseb, siis keegi väga ei kurda. Finantsinspektsioonil on ka vähem tööd. Meie oleme ju need, kes tihti käsivad, keelavad, panevad, seavad reegleid ja kutsuvad korrale neid, kes on reegleid rikkunud. See on Finantsinspektsiooni ülesanne finantssektoris.
ja noh, meil on mõnes mõttes rõõm, kui meil ei ole nii palju tööd, aga samas ka on palju põnevam, kui tööd on ja täna on ütleme, finfluencerid moodsalt kutsudes, jah, ikkagi mõnevõrra juba ka meile tööd jõudnud pakkuda Eestis, et on juhtumid, kus suunamudimise tagajärjel on inimesed ka juba rahast lahti saanud, et raha on liikunud võib-olla selliselt, nagu see ei olnud planeeritud investorite poolt, et seetõttu on teema nagu eriti tähtis ja võib-olla ma arvan, et tõenäoliselt olete selles formaadis siin juba paljud argumendid või paar argumenti jõudnud ette valmistada ja selle käigus, ma ei tea, aga võib-olla olete tutvunud ka Riigi Teatajas õigusega, et kui süvitsi siin on mindud, et saanud muuhulgas teada näiteks seda, et ma ei hakka siin nagu väga põhjalikke vihjeid andma, aga kui ütleme nii, kui rahatarkuse jagamine muutub tegevusloata majandustegevuseks, siis tähendab potentsiaalselt kuni 3-aastast vanglakaristust, aga teisest küljest sõnavabadus on ka meil Riigi Teatajas ära mainitud põhiseaduses, et äärmiselt oluline põhiõigus, et õigus kõike rääkida, kõiki seisukohti avaldada, ennast väljendada ja seda ära võtta demokraatlikus riigis kellegilt ei ole võimalik. Ja ma loodan, et te aitate leida siis tasakaalu nende erinevate õiguspõhimõtete vahel, et kust jookseb sõnavabaduse piir, millal muutub rahatarkuse jagamine kuriteoks, et võib-olla need on sellised väiksed sellised vihjed, mida ma siit omalt poolt äkki annan ja mida te saate äkki kasutada mõlemale poole midagi. Et muidugi väga palju seadusesse kinni jääda ei tasu, et kindlasti meil ei ole tegemist siin kohtuistungiga, et pigem just vaadata, mis on õige ja mis on vale, et see on ka alati küsimus, millele võib nagu lõputult diskuteerida. Et siis kas, kui me vaatame seda tahvi peal, kas see jagamine on õige või on vale, argumente kindlasti leidub mõlemal poolel ja mul on hea meel, et te olete selle teema valinud ja olen ka ise omal ajal istunud sellise laua taga, väitluslaua taga ja osalenud sellistes üritustes, nii et seetõttu ma ka pikalt ei mõelnud, kui mul paluti mõnevõrra üllatuslikult täna siin ekspert olla, et soovin teile jõudu ja head ja sisukat väitlust ja ootan siis põnevusega. Aitäh! Nii, 3, 2, 1. Austatud kuulajad, meie usume, et suunamudijad peaksid jagama rahatarkusi. Esiteks toon paar definitsiooni. Kes on suunamudija? Suunamudija on isik, kelle töö seisneb siis internetti postitamises ja sisu loomises. Ja siinkohal me räägime nii tavalistest suunamudijatest kui ka nendest suunamudijatest, kes ongi pühendunud rahatarkuste jagamisele ehk siis rahandussuunamudijatest. Rahatarkused, need jaotuvad põhiliselt 2. Esiteks elementaarsed tarkused, mida me usume, et on võimeline jagama põhimõtteliselt üks puhameelne suunamudija, tal ei pea olema kvalifikatsiooni, kuid kui talast oskab neid mõista ja elementaarseid tarkusi seletada, siis ta võib neid jagada. Need tarkused on näiteks, ma ei tea, kuidas maksta makse, kuidas osta maja, autot ja nii edasi. Teist sorti tarkused on siis keerulisemad rahatarkused, mida siis peaksid jagama need rahandussuunamudijad ehk siis need eksperdid ja sinna lähevadki alla näiteks kinnisvarasse investeerimine ja kuidas kaitsta ennast inflatsiooni vastu. Me arvame, et selle väitluse kriteerium peaks olema ühiskonna heaolu. Me näeme, et tänapäeva maailmas on hetkel probleem see, et väga paljud inimesed tegelikult ei tea väga palju rahaasjadest, nende rahatarkuste alased teadmised on väga puudulikud, mistõttu nad ei saa teha parimaid ja kõige paremini läbimõeldud otsuseid ning nad kannatavad. Kes oleks selle info tarbija? Oleks tavaline inimene, kellel puuduvad ammendavad teadmised, kuid kes saab ikkagi aru, kuidas raha töötab ja kuidas elus võimist hakkama saada, kuid me arvame, et teine mõjugrupp selles on noored, kelle rahateadmised võivad olla väga limiteeritud, üle
üleüldiselt. Nii, liigume esimese argumendi juurde, mis räägib rahatarkuste populariseerimisest. Suunamudijad suudavad jagada neid kõige lihtsamaid, elementaarsemaid rahatarkusi väga suurel osal inimestest väga kiiresti, korraga ja tehes seda lihtsalt ja kergesti mõistetavalt ning nad muudavad samal ajal ka rahatarkusi seda tehes populaarsemaks teemaks ning aktuaalsemaks teemaks, eriti noorte seas. Vahemärkus. Aitäh! Kui noor on neid kas või mõnikord nädalas näeb internetis kusagil mingid rahatarkusi, mõned elementaarsemat rahatarkust, siis kui ta neid piisavalt näeb, siis tal kas või mingi ajaga mingid asjad neist jäävad meelde, tekivad mingid baasteadmised. Kuna tegemist on kõige lihtsamate tarkustega, näiteks ära võtta kiirlaenu, siis on isegi mitte sellel alale spetsialiseerunud inimesed võimelised neid jagama. Ja jagamise eesmärk pole ainult see, et tarbija saaks infot, vaid ka see, et tarbija hakkaks uskuma, et majandus ja rahatarkused on kerged, selged, toredad ja loogilised. Ning kui ta näeb, et mõni tema armastatud suunamudija jagab mingit informatsiooni, siis võib-olla ta hakkab seda ka ise rohkem juurde selle kohta uurima, eks ju. Ja selle mõju on see, et rahatarkuste populariseerimine on nii oluline, kuna esiteks noored saavad varakult finantsteadmisi, mis aitab neil teha tarku otsuseid juba noores eas. Teiseks, see tasakaalustab valeinfot, ehk siis kuna väga palju valeinfot levib nagunii raha kohta, siis kui neil on baasteadmised olemas, siis nad on vähem tõenäoliselt langema nende petuskeemide ohvriks. Ning kolmandaks paraneb rahaline tervist, kuna kui näiteks inimesed kuulevad kolmanda pensionisamba olulisest noorena, siis nad hakkavad võib-olla rohkem sellesse nagu panustama juba varakult. Nii, liigume teise argumendi juurde, mis räägib, kuidas rahandussuunamudijad suudavad seletada keerulisi rahatarkusi. Nii, kui inimene näeb rikkaks saamist kui mingit utoopilist unistust, eks ju, siis millega ta nagunii kunagi hakkama ei saa, siis tõenäoliselt ta ei hakka selle poolega püüdlema, ta ei hakka selle kohta infot otsima, sest ta arvab, et ma nagunii ei jõua sinna. Meie maailm annab neile näiteks nende rahandussuunamudijate kaudu võimaluse tutvuda nende keerulisemate rahatarkustega ning erinevalt mõnedest muudest kohtadest, kus neid tarkusi saaks omandada, näiteks mingid majanduskursused, on need rahatarkused sõnastatud kergelt ja lihtinimlikult ning need suunamudijad suudavad välja tuua, ma ei tea, plussid ja miinused, suudavad välja tuua enda kogemuse, erinevad statistikat ja nii edasi. Vahemärkus? Jah. Kas teie arvates suunamudijad peaksid jagama vaktsineerimise alaseid soovitusi? Ma arvan, et kui tegemist on suunamudijaga, kes jagab seda soovitust niimoodi, et on teinud päriselt eeltööd selle kohta ja ta teab, millest ta räägib, siis ta võib seda jagada. Selle mõttes keelata ei saa, aga ma arvan, et vaktsiinid, kuna nad on tervisega seotud ja rahatarkused, ma arvan, et on natuke erinevad, need ei lähe samasse kategooriasse alla. Nii, igatahes sest kuna rahandussuunamudijad eksisteerivad ainult siis, kui nad jagavad head nagu nõu, siis neil on igati see motivatsioon seda teha, sest kui rahandussuunamudija jagab halba nõu ja keegi läheb pankrotti, siis ta kaotab kohe enda platvormi sellega, sest keegi ei taha teda enam kuulata, ehk siis tema nagu motivatsioon on alati anda head tarkust, sest ta tahab, et teda kuulatakse. Tema platvorm ongi üles ehitatud sellele, et ta annab head nõu nii-öelda. Ja nende suunamudjate olemasolu ja populaarsus täidab olulist rolli tagades keskmisele inimesele ligipääsu majandusmaailma algideedeni, millest ta võib-olla muidu väga aru ei saaks, tal poleks muidu ligipääsu sellele, aga kui see suunamudja teeb seda lihtsalt, loogiliselt ja huvitavalt, siis ta tõenäolisemalt on ka seda kuulama ning selle mõjul. Esiteks võivad rohkemad tavainimesed või sellised keskmised inimesed kaaluda tuleviku tööna majandust õppima minna. Teiseks nad saavad rahalistest kontseptsioonidest aru ka sügavamal tasandil, millest nad muidu ei saaks. Ning kolmandaks, neil on vähem stressi raha üles, nad tunnevad, et nad päriselt saavad aru, kuidas raha töötab ja kuidas majandus töötab ja neil on üleüldse parem nagu rahaline teadmine. Kõigil nendel põhjustel palun valige jaotus, aitäh!
austatud kuulajad, jah, rahatarkuse puudulikkus on probleem, täielikult nõus. Ja sellepärast ongi antud väitluse peamine eesmärk leida viis, mis tagaks A. kvaliteetse ja B. objektiivse rahatarkuse alase hariduse. Opositsioon leiab, et selleks ei saa olla suunamudijad, sest antud liik ei täidaks 2 mainitud punkti ja sellest kohe lähemalt. Liikudes edasi esimese ümberlükkeni. Tegin siis vahemärkuse, et kas suunamudijad peaksid siis jagama vaktsineerimise alaseid soovitusi ja me kuulsime austatud oponentidelt, kuidas jah, nad peaksid. Vaadake, ma toon teile väga lihtsa analoogi lähiminevikust. Koroonakriis. Me nägime, kuidas hakkas levima siis massiline vaktsiinivastasus, kuidas inimesed siis, peamiselt siis mitmed suunamudijad, jagasid infot vaktsiinivastasuse kohta ja samal ajal üritas ju riik seda kõik kogu aeg pidurdada, et inimeste tervist päästa. Hetkel loob propositsioon ju tegelikult täpselt sama olukorra, lihtsalt majanduse valdkonnas, sest eluliselt olulisel teemal hakkab infot levitama ebapädev suunamudija. Ja mõju on siis taaskord see, et inimesteni hakkab levima valeinfot, mis tekitab taaskord ühiskonnas kaose ja halvendab inimeste elu kvaliteeti, sest majandusalast infot jagavad ebapädevad eksperdid. Nii, teine ümberlüke. Me kuulsime seda esimeses argumendis, kuidas siis need suunamudijad aitavad seda rahatarkust populariseerida. Vaadake, see eeldab seda, et inimestel on ka tegelikult selle valdkonna suhtes reaalne huvi ja kuidas seda tekitada, selle kohta ei leidnud propositsioon mitte ühtegi mehhanismi. Ja ma lükkan selle argumendi ühe näite abil ümber. Vaadake, me kõik oleme kunagi käinud oma emaga Selveris ja seal seisavad need ühed ja samad LHV mehed, kes üritavad meile seletada seda 3. pensionisammast, on ju. Mis on iga inimese loomulik reaktsioon? Pilk maha võimalikult kiiresti sellest olukorrast välja. Nüüd, kui ma olen sotsiaalmeedias ja lihtsalt scrollin seal ja mul tuleb mingisugune story kuskil Instagramis ette, mul on võimalus ühe klikiga see lihtsalt eemale lükata, ehk siis ma saan veel kiiremini sellest olukorrast välja, mis näitab seda, et sotsiaalmeedia staarid ei ole siiski parim viis, et seda infot populariseerida, sest probleem seisneb siiski inimeste ükskõiksuses, mida lahendab opositsioon kordades efektiivsemalt, tagades kvaliteetse ja objektiivse baashariduse finantsvaldkonnas ja sellest peagi. Ning 3. ümberlüke. Me kuulsime, kuidas neid majandusalaseid keerulisemaid kontseptsioone hakkaksid edastama siis need nii-öelda pädevad suunamudijad, aga sellele puudus igasugune selgitus ja mehhanism, kuidas reaalselt kontrollitakse, et see inimene ongi pädev. Hetkel näide igapäevaelust. Meil näiteks Andrei Sevakin ja Robin Valtinge, kes siis jagavad infot oma video alguses, ma ei tea, investeerimise kohta ja nemad peaksid siis olema justkui need pedestaalil pädevad suunamudijad, aga faktiliselt see ju nii ei ole, sest Andrei Sevakini näol ei ole tegemist rahatarkusele spetsialiseerunud mõjuisikuga. Veelgi enam, tegelikult tegeleb Andrei Sevakin ka igapäevaselt siis Bitcoini ostmise promomise kõrvalt ka näiteks Brigitte Susanne Hundi küberkiusamisega, ehk mida teeb propositsiooni maailm, nad legitimiseerivad kogu Andrei Sevakini toodetud sisu, ka küberkiusu, sest nad sildistavad ta kui teistest parema ja pädevama suunamudija, aga tegelikult see ju nii ei ole. Ja sellega saab ka kogu see rumalam info tegelikult kredibiilsust, mis ei vasta antud väitluse kriteeriumile, milleks on ühiskonna heaolu. Nii, liikudes edasi siis opositsiooni esimese argumendini, miks suunamudijad ei sobi jagama rahatarkusalaseid teadmisi ja ootan antud punkti 3. Esiteks, puudulik kvalifikatsioon. Vaadake, fakt on see, et igal sotsiaalmeedias mõju omaval indiviidil ei ole majandusalast haridust, mis tagaks levitatava info kvaliteedi. Ja ühiskonna heaolu nimel on meie ühiseks sooviks, et eluliselt olulistes valdkondades nagu meditsiin, majandus ja haridus jagaksid pädevat infot siiski oma ala spetsialistid. Vaadake näide, näiteks riik ei taha, et suunamudija Paljas Porgand jagaks, kes on siis mitteteadusliku meditsiini pooldaja, jagaks infot oma tõekspidamiste kohta meditsiini valdkonnas, sest selle info levitamise mõju on ju kahjulik inimese tervisele. Selle asemel on loodud näiteks Eesti Punase Risti organisatsioon, kes siis tagab seda, et inimene saaks infot erakorralise meditsiini kohta reaalselt kvalifitseeritud ja pädevalt allikad. Ja täpselt samamoodi tuleks siis toimida ka rahatarkuse valdkonnas, et infot jagaksid professionaalid, kes ei ole lihtsalt suure platvormiga sotsmeedia staarid. Teine punkt, reklaam ja sponsorlepingud. Vaadake, suunamudija sissetulek sõltub konkreetselt tema koostööde arvust. Sellest tulenevalt on tegemist vägagi äraostetava infokanaliga, kelle infol puudub reaalne objektiivsus. Näiteks, kui see suunamudija saab raha või tasuta tooteid mõnelt rahandusteenuseid pakkuvalt ettevõttelt, siis sellest tulenevalt kaldub ka tema jagama selle ettevõtte kohta pigem positiivset infot, kuigi tegelikult see pole objektiivne ja on tavatarbijale kahjulik. Ning 3. punkt, tarbija kaasatus. Vaadake, jättes peamiselt finantsalase hariduse sotsiaalmeedia mõjuisikute kanda, on kindel, et suurele osale ühiskonnast jääb see info kättesaamatuks, sellepärast et sotsiaalmeedias on ikkagi peamiselt noored, see on maastik, kus on peamiselt generatsioon Z, millest tulenevalt jääb näiteks siis see vanem põlvkond, kes on tegelikult tööealine põlvkond, kes tegelikult suudaks meie riigi majandust üles pushida, nemad jääks sellest täielikult välja lõigatuks.
mis tähendab seda, et see info ei oleks tasane ja ühtne, mis siis inimesteni jõuaks. Ehk siis kokkuvõttes on suunamudjate levitatud info näol tegemist subjektiivse kogemuslooga, mis põhineb nende isiklikel kogemustel ning ei sobitu ju tegelikult tavainimese olukorraga. Ehk siis opositsioonimaailm tegelikult loob aluse propositsioonimaailma heaolule siis selle baashariduse näol, mis näitab, et meie oleme antud väitluse võitnud. Aitäh! Kaks, üks. Ma toon siia väitlusesse ka kolmanda argumendi. Kolmandas argumendis ma räägin teile üleüldise majandusteadvuste kvaliteedi kasvust ja peale seda ma asun opositsioonimaailma ümber lükkama. Kui rohkem inimesi mõistab nii lihtsamaid kui keerukamaid majanduse teemasid, siis on üldine majandusmaailm kasvuteel. Traditsioonilised majandusallikad ei ole sunnitud olema innovaatilised või paranema aja jooksul, kui see on ainuke viis jõuda rahatarkusteni. Siinkohal ma toon esimese ümbertõkke. Pange tähele, kuidas opositsioon tegelikult kunagi ei täida auku majandusteaduste või rahatarkuste populariseerimises. Nad ütlevad meile, et see on halb, et me hakkame kuidagi vaktsiine, ma ei tea, jagama vale infot nende koha pealt, aga nad ei ütle meile kunagi seda, kuidas nemad hakkavad oma maailmas tooma inimesi majandusteadustesse või kuidas nemad jagavad rahatarkuseid. Ma oletan, et nende alternatiiv võiks olla näiteks majanduskursused või mingisugune majanduslik õpetus, aga sellest hiljem edasi. Seega, miks ma peaksin maksma kursuse eest, kui ma saan juttu tasuta rahandussuunamudija lehelt kasutada? Pange tähele, et see on järgmine asi, mida nad tegelikult kunagi ümber ei lükka. Meil ei räägita kunagi sellest, kuidas reaalsuses nende maailmas täidab selle nii-öelda influenceri või rahandussuunamudija rolli ära nende maailm. Traditsioonilised majandusväljavaated on sunnitud hakkama konkureerima internetis kättesaadava tasuta infoga. See paneb survega nendele, ärgitades neid mõtlema paremuse ja innovaatilisuse poole. Ühtlasi peavad nad oma kursuse hindasid langetama, kuna tarbija on vähem tõenäoline nägema kursuse väärtust. See tähendab seda, et kui me langetame nende kursuste hindasid või me tõstame nende kvaliteeti, siis meil on kaks varianti. Esiteks, meil muutub info paremaks, sellepärast, et sa pead hakkama konkureerima internetis tasuta oleva kättesaadava informatsiooniga. Ja teiseks, mis meil toimub, on see, et meil on kättesaadavam terve info. See tähendab seda, et meil on inimesed, kellel on nüüd päriselt võimalik saada ligipääsu sellele varasemalt hullult kallile majanduslikule informatsioonile, millest nad meile tegelikult kunagi ei räägi. Millest räägib opositsioon? Opositsioon räägib meile sellest, kuidas mingisugused vaktsiinid ja nende populariseerimine või nende populariseerimise rolli andmine suunamudijatele on halb. Me ei leia, et need oleksid väga võrreldavad asjad. Me leiame, et reaalsuses, mida me räägime rahandustarkustest selle teema kohal, on see, et meil on vaja neid populariseerida. Me räägime sellest, et see, mida see elementaarne Andrei Sevaakin seal, mis rolli ta täidab, on see, et ta räägib noortele iga oma videoga sellest, et hei, kuulge, äkki sa alustad selle 3. pensionisambaga, eks ole. Äkki sa, ma ei tea, mina panin oma raha sellesse lihtsasse tähtajalisse hoiuse fondi, see oli 3% intressi, panin sisse 100 eurot ja ma sain tagasi 3 eurot, eks ole. Me leiame, et need on väga lihtsad ja elementaarsed viisid, kuidas päriselt populariseerida infot. See on sellepärast, et inimesel on palju lihtsam seda infot tarbida siis, kui ta ei kujuta ette, et see info on raske, vaid ta näeb, et tema lemmik suunamudija, kes näeb hea välja, keda ta juba niikuinii usaldab ja kuulab, kui ta leiab, et see suunamudija on ka huvitatud majandustarkustest. Seega see teeb juba selle info palju populaarsemaks. Me ei leia, et nende maailmas, mida nad ütlevad meile, et on probleem, on see, et inimestel pole huvi. Me ütleme, et see on seesama probleem, aga nemad tegelikult ju ei lahenda seda. Nad tegelikult ütlevad meile, et jah, inimene võib ära scrollida, aga sul tuleb järgmiseid neid videoid. See ei ole ainult üks video, millest me räägime, eks ole. See ei ole see, et sa päriselt põgened sellest maailmast. Me ütleme, et keskmine noor on, ma ei tea, päevas 4,8 tundi, eks ole, sotsiaalmeedias, mis tähendab seda, et tal on väga suur tõenäosus näha neid rahatarkuseid, eks ole. Mida nad meile veel räägivad? Nad räägivad meile sellest, kuidas rahatarkus on kuidagi pole hariduslik, kui seda jagab suunamudija. Aga tegelikult
suunamudjad täidavad populariseerimise rolli. Nad ütlevad meile, et suunamudjad, neil puudub kvalifikatsioon. Reaalsuses kvalifikatsioon annab põhjalikud ja ammendavad teadmised, see on asi, millest räägib Elisabeth ka oma kõnes. Elisabeth ütleb teile, et reaalsuses see, mida see kvalifikatsioon annab, on ammendavad teadmised ja see kvalifikatsioon on just nimelt nendel finfluenceritel või rahandussuunamudjatel. Me leiame, et keskmisel suunamudjal ei ole seda informatsiooni või seda teadmist üleüldse vaja. Ta peab rääkima ainult elementaarsetest tarkustest ja tegema need tavainimesele võimalikult huvitavaks või võimalikult lahedaks, et noor hakkaks sellest huvituma. Nüüd, mis me näeme, et hakkab meie maailmas juhtuma, on see, et kui noor sellest teadmisest huvitub, siis ta hakkab ka oma tulevikuelus tegema paremaid otsuseid. Me näeme, et ta räägib sellest oma vanematele ja ta vanemad mõtlevad, et äkki ma peaksin tõepoolest panema oma raha kuhugi hoiusesse ja mitte hoidma seda kapis sularahas. Me näeme, et tegelikult on meie maailmal palju suuremad mõjud. Me leiame, et reaalsuses nad ei paranda neid suuri probleeme, mis tegelikult nende maailmas tekivad. Keskmise suunamudja idee ei ole jagada keerulisi tarkuseid. Selle jaoks meil on need rahandussuunamudjad. Nüüd, mida need rahandussuunamudjad teevad, nagu ka mu kolmas argument ütleb, on see, et nemad teevad tasuta sulle selle informatsiooni, mida muidu sa omandaksid kvalifikatsiooniga majanduskursustelt. Tänu sellele, mu kolmanda argumendi mõju seisneb selles, et need kursused, mis praegu on tasulised, peavad hakkama langetama oma hindasid ja muutuma kättesaadavamaks. Selle jaoks, et konkureerida selle internetis tasuta oleva informatsiooniga. Aitäh kuulamast! Head kuulajad, jaotuse maailma eeldused on haritud suunamudja ning haritud jälgijad. Aga see on see, mida tagab meie maailm nende finantsalaste teadmistega, mis tulevad haridusest. Seega esmalt hakkame rääkima siis ümberlüketest, räägime natuke nendest finfluenceritest, siis üleüldiselt majandusteaduse kvaliteedi kasvust, mis oli nende viimane argument, ning siis liigun edasi ka meie viimase mõtte või siis laienduse juurde. Kõigepealt nendest finfluenceritest. Jah, me nõustume sellega, et kui tõesti on need haritud suunamudjad, siis nende infot me saame hästi ära kasutada. Aga siin on väga mitu probleemi. Esiteks, nende finfluencerite osakaal kõikide suunamudjate seas on niivõrd väike, seega tõenäoliselt ta üldse jõuab mu voogu, on kahjuks väga väikene. Teiseks, isegi kui ta jõuab mu voogu, siis tõenäoliselt ma kas ei kuula või lükkan selle sama kiiresti ära. Isegi kui kuulan lõpuni, siis ma lükkan selle ära, see voog nagu uuendab ennast nii kiiresti, et ma tõenäoliselt ei mäleta seda ning homme jälgin juba mingit muud suunamudjat. Siin tuleb mängu ka see motiveerituse punkt või see huvipunkt, millest rääkis teile väga hästi Grete. Ning kolmas asi, ta võib-olla isegi jõuab mu voogu, ma võib-olla isegi kuulan ära ning mind võib-olla isegi huvitab see teema, aga mis tagab meile selle, et see influencer päriselt suudab mulle ka seletada neid majandusasju nii, et see oleks minu jaoks kasulik, ma saaksin sellest aru ning saaksin seda oma elus rakendada. Kahjuks mitte miski meile seda ei taga. Ei, aitäh! Räägime nüüd nende viimasest argumendist. Kõigepealt räägime natukene materjalidest, materjalide kvaliteedist ning nende kättesaadavusest ning siis räägime ka konkurentsist. Esiteks, nad räägivad meile, et need traditsioonilised majandusallikad, et need on meie maailmas kuidagi idanud. Tegelikult see ei vastu ju öelda. Kui me neid majandusallikaid hakkame kaasama haridussüsteemi, siis ilmselgelt need peavad ju muutuma ka tänapäevasemaks või paremaks, sellepärast, et need reaalselt on haridussüsteemis. Ning see haridussüsteem tagab meile ka selle, et need materjalid on päriselt kvaliteetsed ning usaldusväärsed. Teiseks, materjalide kättesaadavus ja hind. Me näeme praegu, kuidas tegelikult meie maailmas on ju need materjalid palju kättesaadavamad, sellepärast, et me kaasame neid rohkem haridussüsteemi. Inimesed ei pea kulutama oma raha nendele lisakursustele, sellepärast, et nad saavad kõik need hädavajalikud baasteadmised kätte koolist. Vahemärkus. Ei, aitäh. Seega me näeme, et meie materjalid on head, innovatiivsed, need on kättesaadavad ning need on ka väga soodsad ja Vahemärkus. jah, aitäh.
Nüüd räägime natuke konkurentsist. Me räägitakse, et see konkurents, mis on siis selle sisulooja ning selle kursuse vahel, et see aitab nagu neil üksteist tasakaalustada. See konkurents oleks ju väga hea, aga hetkel meil tegelikult peavad need haritud inimesed lihtsalt kummutama nagu neid mingisuguseid suvalisi müüte või mingit suvalist juttu, mida siis need ebapädevad suunamudijad interneti paiskavad. Sellest rääkis Grete meile väga hästi selles koroona analoogis, et me ei taha ju, et lihtsalt nagu mittepädevad inimesed levitaksid mingisuguseid suvalisi teadmisi, mida siis haritud inimesed peavad ümber lükkama. See ei ole konkurents, vaid see oleks lihtsalt nagu väga ebapädev vaidlus. Nüüd liigume edasi siis meie laienduse punkti juurde. Vahemärkus. Miks või kuidas on siis haridusse panustamine nii palju kasulikum kui siis selle suunamudija usaldamine või siis tema harimine? Meie argument siis keskendub just sellele, kuidas see haridusse panustamine tagab meile reaalselt väga palju kvaliteetsema ning objektiivsema rahatarkuse. Kõigepealt räägime pikaajalisest mõjust ja kasust. Inimesed tahavad saada kiiresti rikkaks, mis tõttu järgivad nad tõenäoliselt nende suunamudijate soovitusi, kes ütlevad neile midagi, mis võib-olla on potentsiaalselt tulus, aga väga riskantne. Isegi kui sel inimesel läheb õnneks ning tal õnnestub teenida see suur summa, siis tõenäoliselt ta hasart kasvab, mis tõttu ta tahab uuesti investeerida. Aga see, nagu me teame, see maastik on väga ettearvamatu, mis tõttu võib juhtuda, et see inimene jääb tegelikult lihtsalt kõigest ilma, tema elukvaliteet halveneb märgatavalt, teisel juhul ta võib-olla näiteks ei usalda enam seda maastikut, ei taha mitte kunagi enam ka investeerida, mis oleks ju samuti harm. Haridus on aga selline süsteem, mis loob tegelikult meile teadmised väga pika aja vältel ja neid teadmisi saab edasises elus palju paremini ära kasutada. Samuti saaksid inimesed saaksid hariduse abil siis teadmisi võimalike riskide kohta, et ise hoiduda siis nendest ohtlikest riskidest. Tõenäoliselt ei oleks need investeerimise tulemused koheselt nii silmapaistvad, aga need oleksid palju stabiilsemad ning see finantsiline turvatunne, see kõik kaalub üle selle, et võib-olla sa lühikese ajaga saad rikkaks, mille sa võib-olla siis ka kaotad sama kiiresti, nagu selle said. Hariduse plussiks on ju tegelikult veel see, et see tagab inimesele selle kriitilise mõtlemise, oma sissetulekute ja väljaminekute analüüsivõime. Ei, aitäh. Suunamudija ei saa tegelikult olla ju kunagi kindel, kes on siis täpselt see, kes siis, kellele ta neid soovitusi jagab. Samamoodi inimene, kes jälgib suunamudjat, ei tea kunagi, kas need soovitused on mõeldud tema finantsilise taustaga tema suguse siis finantsilise taustaga inimesele. Sellepärast ongi väga oluline, et inimestel oleks endal olemas need vajalikud teadmised rahatarkusest, mille tagab haridus, et nad oskaksid hinnata oma olukorda, vahendeid ning võtta täpselt neid sobulikke riske ning teha neid investeeringuid, mida siis nemad tahavad teha, mis on nende sellele finantsilise nagu võimete kohalised. Nii et kokkuvõttes kaalub haridusele kogu aeg selle mõjutatava ning võib-olla ebapädeva suunamudija, kuna haridus finantsvallas tagab inimestele pikema aja vältel vajalikud teadmised riskidest, tagab ka neile kriitilise mõtlemise ning eneseanalüüsi võime. Aitäh! Nii, haridussüsteem on väga oluline, olen nõus. Praeguse ajani, mul on sellest süsteemis osalemisest omajagu möödas, aga iga kord, kui minuni satub kuskil see rahatuvi minu feedi, siis mul tuleb alati meelde põhikooli bioloogiatund, kus me õppisime lindude seedeelundkonda väga detailselt, et mäletan kõike siiamaani. Aga samas pean ka tunnistama, et kas kasulikum on maksta sulas kaardiga või hoopis firmakaardiga, et sellised elu peenemad nüansid pidin hiljem ise välja uurima. Aga loomulikult väga palju häid argumente, võiks öelda, et kõikide kuuldud argumentidega on võimalik nõustuda ja neil on võimalik ka vastu vaielda, nagu ikka kõik sõltub asjaoludest. Ja selleks, et välja selgitada tõde või võib-olla veel parem oleks öelda, mis on õige selles suunamudimises, alati tuleks vaadata suuremat pilti ja mõelda alati, et miks ta seda teeb. Et suunamudimine loomulikult finantsteemadel on täiesti nagu selline metsik lääs, nagu siin õigesti mainiti, keegi ei tea, mis kvalifikatsioon tegelikult on, mis motiivid on sellel isikul, kes mingit infot veebiavarustesse paiskab. Et riik on selle teema ära reguleerinud ja näinud ette investeerimissoovituse tegijale tegevusloa kohustuse, et ta peab tulema Finantsinspektsiooni kõigepealt tõestama, et ta on pädev, näitama
mida ta oskab, kuidas ta need teadmised omandas, et ta on õigesti asjast aru saanud ja seejärel talle antakse riigi poolt tegevusluba näiteks anda finantssoovitusi, investeerimissoovitusi konkreetselt. Midagi sellist keegi ei kontrolli selles osas, mis toimub laias suures internetiruumis ja kui keegi annab toitumis- või treeningu nõustamisi ja on nagu seejuures selgelt ja tugevalt ülekaaluline, siis me kõik saame aru, et võib-olla peaks 2 korda mõtlema, kui me neid nõuandeid kuulda võtame. Teisest küljest mõni väga suur võlgnik võib väga hea välja näha ka internetiruumis ja need tõed, mis sealt tulevad, ei pruugi olla tõed või siis võivad olla tõed mingis väikses ulatuses, võivad olla kallutatud, aga samas me võime ka mõelda selle peale, et kui me saame investeerimissoovituse tegevusloaga näiteks siis investeerimisühingut, mis Eesti riigis klassikaliselt tähendab panka, sellelt samalt müügimehelt seal kaubanduskeskuses, mis tema motiiv on? Kas ta tegelikult tahab teha sind rikkamaks või ta tahab teha ennast rikkamaks või oma tööandjat, et võime jõuda tegelikult sellesse samasse kohta, et üks on lihtsalt rohkem viimistletud rahaahnus ja teine on nagu, kuidas öelda, selline kodukootud, aga päeva lõpuks motiiv võib olla ikkagi nagu kuskil mujal. Nii et investeerimisotsuse puhul üks ja õige lahendus on alati langetada see ise ja kaaluda, nagu ka täna kaalume, poolt ja vastu argumente oma rahapaigutuse puhul seda samamoodi. Et see on ka võib-olla üks selline läbiv tees Finantsinspektsiooni poolt, kui me omalt poolt siis selliseid rahatarkusi jagame, et kui kahtlete, siis vaadake alati Minu Raha veebi, et see on täiesti neutraalne ja meie keegi sinna soovituste jagamise eest raha ei saa mitte kellegilt, et seda ma võin garanteerida. Aga jah, üldiselt tublid ja mul oli huvitav kuulata. Aitäh! Aeg on demokraatiaks. Nii, vaatame, kuidas käed nüüd seekord välja mängivad. Väitlus on läbi, mõtteid on siit-sealt poolt natukene edasi-tagasi lükatud ja võib-olla on mõned arvamused muutunud. Ehk siis seesama rahatarkuse teema. Andku käega märku see, kes arvab, et jaotusel on siis selles teemas õigus või kes ise arvab nüüd pärast seda väitlust. Ikkagi, et jaotus on õiguse positsioonil ja suunamudijad peaksid jagama rahatarkust. Võib anda käega märku. Ahah, selline muutus lausa. No nii, ja teeme siis lihtsalt, et kinnitada seda küsimust või arvamust, et kes arvab, et suunamudijad ei peaks andma soovitusi. No kuulge, see väitlus ikkagi tegi oma töö ära. Suur aitäh teile hääletajad. Nüüd eelmise väitlusega võrreldes see ikkagi, ütleme, mis see väljend on selle kohta, kui lainena lükkab mingisuguse asja ümber või üle. Mul ei tule meelde praegu. Valimistel tavaliselt juhtub. Vahet pole. Igatahes väitlusest endas ka. Natukene, et siin tagantjärele targutada, siis võib-olla mingil määral oleks nagu rohkem ruumi, põnevust ja selgema mängumaa on nüüd see, kui oleks natukene selgemaks tehtud, mis see rahatarkus täpsemalt on. Palju läks sellise majandusjutu peale, et hakatakse majandust õppima ja nii edasi, aga peaasjalikult tõenäoliselt rahatarkuse all mõeldakse ikkagi, nii nagu Kalle ka ütles, investeerimist. Peamine küsimus on see, kuhu panna oma raha. Ja võib-olla sealt on see ohukoht, miks me nagu sellest teemast niimoodi räägime, kus see oht väljendub, palju selgem. Sest nii nagu koroonaga, ka rahaga, see on väga suur otsene mõju inimesele. See, kas ta nüüd teab, et mismoodi, ma ei tea, nõudluspakkumine muutub või nii edasi, see ei pruugi nii suurt riski kohe isegi avaldada kui see, et keegi ütleb, kuule, super investeerimisvõimalus, mul on siin niisugune püramiidskeem, pane raha siia. Teine asi, mis seal ka kohe võib-olla välja joonistub, on see, et miks see internet kui selline siin just oluline on. Et tegelikult ju saab väljaspool internetti igasugust rahatarkust jagada. Tõenäoliselt on seda tehtud umbes sama kauga, kui inimkonda eksisteerinud on, kuhu oma tootmis ülejääk panna. Kuule, mul on siin hea mõte, pane sinna, paljud saavad osta pükse, paljudel läheb väga hästi. Kuidas kunagi.
inimesed ikka jagavad nõu teineteisega. Aga mis selle interneti just siin oluliseks teeb, see on juba omaette küsimus. See oleks võib-olla selle väitluses andnud mingi nüansi jällegi juurde. Aga väitlusest endast rääkides, siis minu arust siin joonistus välja teatavalt selline, nagu Eitus ka lõpus rohkem viitas, selline hea suunamudija ja halb suunamudija. Et kui jaotus meil rääkis võib-olla eelduslikult pigem, et nagu ongi sellised tõesti kvalifitseeritud head ja targad inimesed, kes jagavad seda tarkust, kui on super inimesed, jah, super, siis Eitusel oli väga paljuski seal mudelis selline põrguline, kes käib ja jagab, ütleme, mingisugust kummalise väärtusega teadmist. Ja mis me nüüd siis teeme? Et me teame, et ühel puhul meil on võib-olla tõesti hea tegelane ja teisel puhul on paha tegelane, aga mis sellist, ütleme, moraalset järeldust sellest teha, kas üleüldse siis seda tegemist peaks tegema või mitte. Siin ma arvan, et võib-olla Eitus täitis oma rolli paremini. Ja just nimelt sellega, et kui jaotus tõi selle hea suunamudija mängu, siis Eituse need halva suunamudija kahjud ei kadunud ju kuhugi ära. Et kui sul ongi mingisugused pahad asjad, siis jaotus ütles, et see võtab omajagu energiat, et neid müüte, mis on tekkinud, kummutada. Juba see on ju see inforuumi segadus ja ütleme selline jama, mis siin on tekkinud, et see on juba omaette mure koht, nii nagu koroona ajal. Ja võib-olla jaotuse sellise hea suunamudija probleem oligi see, et nad ei võtnud pardale seda halba tegelast. Et kuidas te selle halva tegelase siis välja sealt neutraliseerite. Kuigi ma ei arva ka, et tegelikult jaotuse puhul see oli perfektne, kuidas nad selle hea tegelasega tegelesid. Nende seisukoht oli see, et kui meil see hea tegelane on, et jõuab minu sinna voogu, mis ma taga ikka teen, et võib-olla ma ei saa temast targemaks. Aga see lõpuni välja ei põhjenda seda, et kui ma olengi, ütleme, mingisugune olen Peeter Koppel ja jagan investeerimisnõud, mida Peeter Koppel alati paneb sinna tärni, et tema ei jaga investeerimisnõu, on ju. Aga ütleme, et ta tekib selline tuju ja teeb oma TikToki kanali ja hakkab jagama. Mis sellest siis halba? Ja seda ka nagu otseselt jaotus on ju ära ei näidanud, et miks see Peeter Koppel siis ei või jagada oma investeerimisnõu. Küll aga need riskid ja ohud ja kahjud jäid jaotusel lauale ja õigemini Eitusel lauale, et paha suunamudija on ju, teeb pahasid asju ja jaotus neid välja ei pand sellest väitlusest. Nüüd üks asi, mis mind natukene võib-olla jäi selline keel põske ja ma mõtlesin, et väitlustehniliselt siin oleks nagu midagi kaval selle vastu öelda, on kogu see harimise osa. Majandusharidus kui selline saab koolides anda, ülikoolides anda ja nii edasi. Väitlustehniliselt oleks väga kaval öelda seda, et jaa, tehke seda ka. Aga me räägime suunamudijatest. Koolides pange täistuurid peale majandusõppele, aga kas see suunamudija võib endiselt olla sotsiaalmeedias? See on selle väitluse küsimus. Otseselt seda, natuke hiljada tuli ka sisse, et otseselt seda nagu mängust välja ei lükatud, väitluses seda jäi sisse. Aga minu arust see ei olnud, kuna ma siin lõpus veel kaalusin, kõige olulisem asi üldse selle väitluse puhul. Kõige olulisem oli endiselt see, et kui ma võtan selle hea suunamudija ja ma võtan selle halva suunamudija, kuidas ma neid omavahel võrdlen. Ja selles võrdluses tõepoolest Eitus suutis ära näidata selle halva suunamudija palju kurjemad küljed, millele jaotus jättis on ju tühja augu vastu. Nii et ma arvan, et siin publik ja kohtunik jäid samale meelele. Aitäh!